Nonii, käes on puhkusele mineku aeg. Me oleme lennujaamas ja kuhu me lähme? Montenegrosse. I'm so excited. Ma ei ole seal käinud. Maria ei ole ka seal käinud. Ma ei ole üldse mitte kusagil käinud. See on mu esimene kord. Ma olen nagu nii worried, aga nii excited. No see on see esimese reisivärk. Mingi muretsed, aga ma olen nii elevil. Nii et let's go! Here we go! Me oleme jõudnud hotelli. Ma olen täiesti segaduses. Esiteks meid juhatati kõigepealt kuskile valesse kohta. Nüüd me oleme nagu kuskil stuudiokorteris. Mina ei teadnud, et me oleme endale bookinud stuudiokorteri. Mina teadsin, et me oleme hotellis. Siin on koos hotell, koos mingisuguse villaga. Meid toodi nüüd mingisse tuppa, mis näeb täiesti teistsugune välja, kui need pildid, mida ma nägin. Ja siis lisaks mul on mingi internetikamm, millest ma praegu aru ei saa. Mul just kui võtsin nagu piiramatu, see ei ole ju Euroopa Liit, nii et ma pidin mingi lisapaketi võtma. See näitas mulle peale 2 minutit kasutamist, et mu mingi 60 euro limiit on 70% kasutatud ja nüüdseks see on 100% kasutatud. Marial sama asi. Me peame nüüd uurima, mis üldse toimub ja mis üldse toimub, sest ma näitan teile seda tuba. See ei ole see, mida ma netist nägin ja mida ma enda arust bookisin. Noh, ta on selline, et ma ei tea, 2000, sinna üldse, miks meil mingi kööginurk on, miks üldse mingi apartment on, what in the hell is going on, mis nende kardinatega nagu on. Igatahes, ma ei tea, me peame välja selgitama, mis toimub. Ühesõnaga, varsti seletan teile läbi milliste raskuste me selle uue toa saime, aga ma näitan teile selle ära enne, kui me oma asjad siia paneme. Igal juhul tuleme sisse, siin meil on peeglike, diivanike ja siis voodi ja siukene ta siin on. Siin siuke vannituba, ega midagi erilist ei ole. Ütleme nii, et seda kindlasti reklaamiti ilusamana, kui see nüüd väliselt on. Ma ei viitsi isegi kõike draamat praegu seletada, aga me oleme lõpuks jõudnud sinna, et me lähme linna avastama. Seda ma pean küll ütlema, et meie hotelli asukoht oli väga hea, sest et vaid 4 minuti kaugusel oligi juba meri ja kuna meil olid kõhud megatühjad, siis me läksime põhimõtteliselt esimesse ettejuhtuvasse söögikohta, milleks oli siis Fisherman's Pub. See oligi siis kohe rannapromenaadi ääres sadamas ja mina võtsin sealt Sinimere karbid. Pean ütlema, et see vist oli minu selle reisi kõige halvem toidukogemus. No ei maitsenud mulle väga, aga ma siiski sõin, et kõhtu täita ja Maria võttis kalmaarid ja tema jäi rahule. Kui olime kõhud täis söönud, siis suundusime edasi vanalinna ning avastasime seal neid väikseid tänavaid. Tõesti, see vanalinn ise on ka väga väikene, aga hästi palju ja pisikesi nunnusid tänavaid ja seal oli päris mitmeid söögikohtasid ja väikseid suveniiripoode. Ja kohe vanalinna kõrval oli ka pisikene rannakene, aga meie siis suundusime mööda sellist maalilist Kaljuserva teekest järgmisse randa, mida me tahtsime üle vaadata, et potentsiaalselt järgmine päev ka sinna minna ja tee peale jäi meile siis ka Budva vaatamisväärsus baleriini kujukene. Randa jõudes oli meil muidugi vaja kohe ka vesi ära katsuda. No, ütleme nii, et see ei olnud megasoe, äkki mingi 21-22 kraadi. Ja siis ma tahtsin teile jäädvustada seda ülimõnusat mere sahinat kivikeste vahel.
no, mis tunne on? Väga spontaanne meist. jaa. Me mõtlesime, et ei, me ei tule praegu. Pretty. 6 eurot, siis me oleme okei, lähme kohe. Siis kui Maria leiab roosasid asju. See on tõesti... Idioot! See on siis jogurt, aga mis siis jogurt ei tea? Kas see on maasika või see on lihtsalt roosa? Gusti. Kravitsa. Maja Kravitsa. Spima ja Krasavitsa. Väga cute. Käisime just toidupoes. Ostsime sellised asjad. Mina vaatasin, et peanuts, et nagu pähklid. Aga mis need tegelikult on? Need on krõpsud, mille peal on siis nagu maitseaine. Siuke pudi. Ja ta... Aga mis arvad, kas see on pähklipudi siis äkki seal peal või? Või on see nagu kas pähkli maitseaine on olemas või? Ma arvaks, et ikka... Pähklipudi. Sest ta nagu jätab siukse kareda, kuiva, nagu siukse tekstuuri, nagu oleks pähkel. Aga see on ikkagi... See on maisi see... Maisikrõps, maisikrõps, aga tipitud siis nagu... Pähklisse. Jah, sellised pitsamaitselised ka. Jätab leisi, jah. Siin leisi ei olnud, aga siin on siis sellised. Noh, kas teed taste testi? Nojah, lõhnab nagu paprika. Suht vähe on sees. Oota, ma võtan. Üli vähe. Ja nagu tundubki. Tomatiklõpsu maitsega. Lõhnab. Ja tomat, mitte paprika. No, pitsat ma ei ütleks, aga jah, tomatiklõpsu maitsega. Tere hommikust! Käes on meie reisi teine päev, aga meie esimene täispikk päev. Nii et me oleme tulnud hommikust sööma, ma näitan kohe meie taldrikuid. Valik on täitsa okei. Et siit ikkagi kõhu saab täis ja me lähme veel teisele magusaringile ka. Aga esialgu siis võtsime siia endale soolast. Magusatiir, väiksed koogitükikesed, ega ei tea, mis need siin täpselt on. Maria valis sellised, see heledam oli viimane sealt. Jaa, see oli viimane. Siis vaatame. Nii, on aeg teha endale päevaks meik. Esimene plaan on minna natukeseks randa. Noh, me kumbki ei ole niisugused ülimega rannapihvid, et viitsiks seal nagu tunde ja tunde veeta, aga no mingiks ajaks ikkagi lähme. Me lähmegi sinna randa, mille me eile juba nii-öelda välja vaatasime või kuhu me eile jõudsime omadega. Et tundus siuke mõnus ja siis pärast seda vaatame veel linna vahel ringi. Aga ma arvan, et ma olen nüüd valmis ka selleks, et ma räägin meie eilse päeva seiklustest ja raskustest. Esimene asi, või no ma ei tea, kas see on esimene, see oli kestev probleem mõnda aega. Oli siis see, et jõuame kohale ja noh, Montenegro ju ei kuulu Euroopa Liitu, kuigi huvitaval kombel kasutavad eurot rahana. Ja siis, noh, mul on muidu see telefonipakett, kus Euroopa Liidus on 15 gigabaitti seda mobiilset internetti sees, aga noh, kuna see pole Euroopa Liit, siis pidi ostma siis siin mingisuguse paketi endale. Ja vaatasin neid pakette ja meile Mariaga tundus nagu kõige mõistlikum võtta see mahupõhine pakett, et no maksadki nii palju eest, kui sa kasutad, on ju. Võtsime mõlemad selle sealt rõõmsalt ära ja siis see oli siis lennujaamas, kui me olime siia jõudnud, siis me selle paketi võtsime ja mina siis korra lihtsalt panin Google Mapsi sisse, et kaugel sealt lennujaamast see meie hotell on. Ja no mis ma äkki korra jõudsin veel mingi Messengeri lahti teha ja juba tuleb mulle sõnum, et 70% teie 60 euro limiidist on kasutatud. Nii palju küsimärke. Esiteks, mis 60 euro limiit üldse? Ma ei teadnud, et mingi limiitki on. Ma mõtlesin, see on piiramatu, mahupõhine. Ja kuidas on võimalik, et 70% on kasutatud?
mida? Täiesti uskumatu, ma olen in denial, ma mingi ei, noh, siin on mingi viga, siin on midagi on, ma ei saa millestki õigesti aru või no, ühesõnaga ei ole võimalik, on ju. Ja Marial ei ole veel mingit sõnumit tulnud. Ma mingi okei, hotelli jõudes vaatame, tegeleme, äkki see on nagu mingisugune maht, mis ikkagi oli mu mingis tavapaketis ja see nüüd saab täis ja siis ta hakkab seda piiramatut asja tegema. Ma ei tea, ma üritasin seda kuidagi loogiliseks mõelda oma ajus. Ja siis tuleb mulle reaalselt võib-olla 5 minuti pärast järgmine sõnum, et 100% teie 60 euro limiidisest mahust on kasutatud. Panik. Reaalselt, mis toimub, okei, endiselt me alles sõidame hotelli poole, okei, pärast tegeleme. Mariale ei olnud veel sõnumit tulnud. Mis hetkel sulle see sõnum tuli? Kas me olime juba siia jõudnud? Või ikkagi ka bussisõidu ajal? Mul tuli see 70% siis, kui põhimõtteliselt samal ajal, kui sina said selle 100% ja siis, kui me juba siia tulime, siis mul tuli see 100%. Siis üritame aru saada, mis toimub, ChatGPT, ma olen Elisa klienditoe otsas seal kuskil. Ja no, lõpuks siis saamegi aru, et siin on lihtsalt järelikult nii kallid hinnad pandud sellele andmesidele, et ju see siis võttiski, ma ei tea, iga megabaidi eest mingi eur, et see sai nagu nii kiiresti see, noh, tegelikult tänkaad, et see 60 euro limiit seal üldse oli, sest et nüüd ma pean õnneks ainult 60 eurot maksma oma mingi 10-minutilise kasutuse eest ja mitte 1000 eurosid terve selle aja eest, mis ma siin siis olen. Aga see oli, noh, tõesti me olime täiesti hämmingus, et üldse nagu, et nii kallis saab olla, et see limiit sai siis nii kiiresti täis. Ja siis ma kirjutasin Anetele, Laurale paanikas, mingi kuulge, mis tegema peab. Noh, Laura on palju reisinud. Ja siis Laura soovitas meile ühte äppi, Seili äkki. Jah, Seili. Et e-SIM võtta endale ja siis sellega võtsime siis 5. Mina võtsin 5 gigabaiti seda mahtu ja Maria võttis 3, et sellega peaks nagu siin need päevad hakkama saama. Aga noh, see on ka selline, et okei, mul küll tulevad kõik teated läbi ja nagu ma saan mingeid asju teha, aga ta ei ole ka nagu maks toimiv kogu aeg. Et noh, mingi Google Maps'i näiteks, ta avab mu läpi, ma näen seda ja ma näen, kus ma olen, aga ma ei saa otsida kohti, ma ei saa näiteks enda teekonda panna sinna paika. Ikkagi mingit sorti kindlustunne on, et nagu ma ei ole täiesti indadaag, sest et nagu see, kui me juba korra nagu mõtlesime, et äkki tõesti me peame nagu siis oma selle hotelli wifiga, mis on ka kohutav. Hakkame saama, et noh, vaatame siin kõik ette ära, kus me tahame minna ja nagu ma ei tea, teeme mingit screen'e ja mis iganes. Ja siis, et noh, et väljas lihtsalt ei saagi netti kasutada. Me juba korra nagu üritasime ka nagu leppida selle ideega, aga no tegelikult saan ausalt öeldes ikkagi natukene creepy olla täiesti nagu välismaal kuskil niimoodi, et sul ei ole internetiühendust. Noh, ma olen ikkagi nii harjunud sellega, et ükskõik kus ma käin, mul on ikkagi ligipääs, et jah, mul ei ole see net kogu aeg sees ilmselgelt, aga nagu, et kui mul on vaja, siis ma ikkagi saan kõiki asju vaadata ja teha. Et see oli esimene huvitav asi. Ja ma ütlen, see oli esimene. Teiseks juba bussis, siis reisisaatja räägib seda, millest ma ei olnud üldse teadlik, et siin põhimõtteliselt ingliskeelega, noh, on keeruline hakkama saada. Et siin on vene keel, millega saad, ja noh, kohalikud räägivad oma, ma ei tea, kohalikku serbia keelt. Ja no ühesõnaga kohalike keel siin on ju. Ja õnneks tulin ma siia Mariaga, kes räägib ilusti vene keelt. Ja noh, siiamaani me tegelikult oleme nagu ikkagi selle ingliskeelega nagu noh, enam-vähem hakkama saanud, on aru saada, et noh, need teenindajad väga hästi seda ei oska, aga no niisugused basic asjad saab tehtud. Okei, see oli huvitav. Siis veel öeldi, et põhimõtteliselt siin nagu enamasti kasutatakse sularaha. Maria jällegi oli ennem ChatGPTist küsinud ja noh, et oli siukene, et mis see ütles sulle,
et soovitab ikkagi natuke välja võtta seda sularaha, aga muidu, et suuremates nagu siuksed turismikohad, restoranid ja asjad üldjuhul ikkagi kaardimaks ei toimi. No vot, ja mina ei ole üldse harjunud, kõik kohad, kus ma olen käinud, on olnud ikkagi täiesti tavalised, nagu meil on, et sa saad igal pool kaardiga maksta, see ei ole nagu isegi mingi küsimärk olnud. Okei, Türgis tõesti, kui me tüdrukutega käisime, mingi, ma ei tea, ma selle paadireisi eest on ju maksime sulas. Ja siis ma ütlesingi Mariale, et ma ei tea, et võtame sott kumbki nagu tsulli kaasa, et kindlasti nagu sellest piisab. No tuleb välja, et ilmselt mitte ja me peame täna minema sularaha välja võtma juurde, sellepärast, et isegi meie hotell ei võta kaardimakseid vastu. Ja nüüd me jõuamegi selle hotelli juurde. See on ausalt, see on nii haige. Mina bookisin siis meie reisi läbi Airguru, mis omakorda on siis selle võtnud Novatursist. Ja Dvorkornik, tähendab Dvorkornitš on siis see hotelli nimi, mille ma bookisin Airgurus, kenad pildid. Googledan muidugi, et ega ma ei usalda ainult muidugi seda reisibüroo lehte, on ju, et ma ikka vaatan Google reviewsid ja vaatan, mis pildid seal üleval on ja et ikka päris asi oleks. Ja vaatan Google reviews päris hea, nagu loen päris palju neid reviewsid, tundub nagu, et kiidetakse. Muidugi hind, millega me siia saime, oli ka väga hea. 269 € oli siis pakett, 3 ööd, 4 päeva. Ja igal pool üksused ilusad pildid hotellist, okei, kena, tore. Ja siis, kui teeme check-in'i siin hotellis eile, siis ütleb veel, et stuudio, jah. Ma ei oska selle peale midagi öelda, ma mõtlen, ju see stuudiotuba on, mina ei tea, on ju. Ja siis ütleb, et siis annab mingi paberilipiku, kus on mingisugune kood peal, et sellega saab uksest sisse. Ja siis annab veel toakaardi. Ma olin juba mingi, et okei, väga huvitav, et miks see on mingi kood, aga mina ei tea, kuidas siin asjad on, on ju. Ja siis ta ütleb, et tema boss juhatab meid siis õigesse kohta. Mingi vana mees siis tuleb meiega, aga siuke ka inglise keelt ühtegi sõna ei oska, rühmab käega, midagi ei ütle. Ja siis me lähme, nagu siin on niimoodi, et 2 hotelli on kõrvuti ja need ongi ühe omaniku omad ja reception on ainult ühes, aga nagu 2 eri hotelli. Nii, okei, aga me jalutame mingi 3. maja juurde. Lähme sinna sisse, see näeb välja nagu kortermaja, me oleme juba täiesti segaduses. See vana mees siis viib meid lifti juurde, vajutab sealt number 3 korruse ja lifti uksed lähevad kinni ja meie kahekesi siis sõidame selle liftiga ülesse. Jõuame ülesse, vaatame mingid uksed, ühelgi uksel ei ole seda kaardiga sisse pääsemise võimalust, kõigil on lihtsalt nagu lukud. Oleme ülisegaduses, kus me oleme, mis asi see on, kas me oleme üldse õiges kohas, miks meid siia toodi, miks see 3. maja on. Ülisegaduses mingi veits passime, seal mingi kuhu me minema peame, siis mõtleme, okei, lähme receptionisse tagasi ja küsime, mis toimub. Siis see vana mees tuleb sinna 3. siis umbes kuidagi seal, ma ei tea, pool sõnadega ja pool kätekeelega saame aru, et ta saatis meid valele korrusele. Ja siis lähme siis esimesele. Ja siis ta saadab siis meid sinna tuppa. Me astume sisse, see on see, mida te nägite. See on täiesti teine asi, kui see, mida ma olin üheltki pildilt näinud. What in the 2004 is going on here? Kogu see sisekujundus, kõik need kapid, miks seal kööginurk on, mis asi, see on täiesti, ma ei ole näinudki pilte sellisest asjast, mis asi see on üldse. Ülisegaduses. Oleme seal veits, see vana mees on ära läinud. Mõtleme, et kuule, see ma ei tea, me peame ikka minema uurima, et mis siin toimub. Lähme siis receptionisse, räägime, et me ei ole selliseid pilte näinud, mis majas üldse on, selles majas oli üldse mingi teine nimi, et see ei kuulukski üldse sinna hotelli alla, siis ta ütleb, et meil on 4 korterit selles majas lihtsalt, mis kuuluvadki sellele hotellile, et teie siis saite selle stuudio sinna. Mingi okei, me ei tea sellest mitte midagi, meile ei ole räägitud sellest ja siis
siis nad ütlesid, et jah, et see on tegelikult reisibüroo nagu ülesanne teavitada inimesi, et kuhu nad ööbima lähevad, aga et see on neil tavaline probleem, et seda ei tehta. Ehk siis, et see on nagu, neil juhtub tihti, ma arvangi, et just täpselt nende samade stuudiokorteritega siis juhtubki seda, et inimesed on ülisegaduses, kuhu nad tulnud on. Ja siis me küsime, et kas teil on nagu äkki ikkagi hotelli osas mingisugust vaba ruumi, kuhu me saaksime minna. Nad ütlevad, et üks pisem ruum on ja et me ei saa refundi, ehk siis see tähendab, et see oleks olnud odavam kui see stuudiokorter siis järelikult, mis meie paketis sisaldus. Aga et noh, see on hotellis ja siis on sviit, aga sviidi eest peab juurde maksma. Küsisime, palju peab juurde maksma, arvutas seal ja et 30 € päev ehk siis 90 € kokku. Me ütlesime, et me tahame mõlemaid näha ja siis mõtleme. Ja läksimegi, siis vaatasime kõigepealt seda pisikest. No see oli ka nagu, ei olnud tegelikult nagu super kena või nagu seal oli ka see mingi kappide, mingi plokk seal voodi päise seinas. Ja ta oli tõesti nagu üks pisemaid hotellitubasid, mida ma vist elus näinud olen. Et nagu seal oli niimoodi, et sa saad lihtsalt püsti seista voodi kõrval, aga rohkem ruumi ei ole. Okei, ja siis ütlesime, nii, lähme vaatame seda sviiti. Ja see sviit, kus ma siis ka praegu istun, see on siis lõpuks selline asi, mida ma olin piltidel näinud. See kujundus on see, mida ma nägin ja mida ma arvasin, et me saame. Ja siis me olime täiesti nõutud. Et nagu tegelikult see ei ole meie probleem üldse, aga me peame nüüd juurde maksma, kui me tahame saada seda asja, mida me arvasime, et me saame. Ja siis me istusime siis korra seal hotelli lobis maha ja arutasime, mis me teeme. Ja lõpuks otsustasime selle sviidi kasuks, et siin meil on ikkagi nagu hea olla, siin meil on ruumi ennast valmiski sättida. Ja ta näeb nagu decent välja, aga isegi see ei ole tegelikult mingisugune lukside luks. Nagu see vannituba, ma ei tea muidugi, mis see ehitus tase siin on, aga selle järgi, mis ma seal vaatan, kuidas need mingid, mitte põrandaliistud isegi, aga ühesõnaga, kui ma vaatan seda, see ei jäta mulle muljet, et see oleks mingi kõrgkvaliteet. Et see on normaalne ja nagu kõigest sellest, mis meil valida oli, ma olen sellega kõige rohkem rahul. Ja maksime siis juurde sulas ja pakkisime end siin lahti. Et sellised seiklused. Igal juhul, tegelikult ülejäänud päevaga, eilsega, me jäime väga rahule. Et ma ilmselt panin teile voiceoveri eilsetele klippidele, ma lihtsalt nagu tegin teie jaoks mingit klippe, väga palju ei jutustanud seal. Aga tore oli ja jõudsime ikkagi nagu avastada. Ja siis õhtul mõtlesime, et kas me lähme veel nagu välja, et iseenesest ju võiks maksimaalselt seda aega siin kasutada, aga eks me olime tegelikult sellest reisimisest ja kogu sellest kammajast nagu üsna väsinud ja otsustasime, et jääme ikkagi hotelli. Magasime hästi mõlemad ja nüüd ongi hommikusöök on söödud, lähme randa läbi vanalinna, seal jäi eile meile silma mingisugune saiakeste koht, kust ilmselt lähme läbi ja siis pärast randa vaataks võib-olla siin mingid kohalikke poode natukene ja õhtul tahaks kuskile mõnusasse mereäärsesse restosse minna ja siis me peaks uurima, täna me homme tahaks minna siuksele mingi boat-tripile, et rannikuala siin näha. Peame uurima, et mis need siin maksavad. Homseks bookisime mingi fancy hea vaatega resto laua omale. Seda tänaseks ei saanud. Et sellised plaanid praegu, aga siuke, et natuke on ruumi ka nagu spontaansuseks ja mingiteks plaanideks, mis võivad veel vahele tulla. Ütle mulle, et sa oled Euroopa Liidust väljas, ilma ütlemata, et sa oled Euroopa Liidust väljas. Igal juhul oleme me nüüd valmis saanud ja on aeg hakata liikuma. Ja ma tahan nüüd SPF-i veel panna kindlasti siia praegu.
kaasas on ka, et rannas peale panna. Ja. Kuna me nagunii jalutame mööda jälle siit restoranidest, mis siin vee ääres on. Ja siis mõtlesime, et äkki me juba bookiks õhtuks laua siia kuskil ääres. Eile me nägime, et nii ilus vaade on siin ja et täiega nagu mõnus oleks õhtul istuda. Asukoht on hea, aga nagu need menüüd, need ei tekita absoluutselt mingeid tundeid mees. Aga et oh my god, seda tahaks täiega, seda tahaks täiega. Kõik on siuke, no jah, okei, ma võin seda süüa. Ja nüüd me mõtleme, et kas me nagu üritame endale siia siis bookida õhtuks lauda või kas me vaatame mingi teise koha. Ja ei tea, siin näiteks selles menüüs pole pilte ka juures, milline see presentatsioon siin on nüüd see, nagu, kas see on nagu mingi pubitoidulaadne või nad on ikka resto. No, presentatsiooni mõttes tundub nagu resto ikkagi, aga võt ei tea. Me bookisime ära selle restorani kella 7-ks, aga lähme praegu randa ja mõtleme veel, võib-olla leiame TikTokist või kuskilt veel parema koha. Ja siis tühistame lihtsalt selle bookingu ära, sest et nagunii me lähme sealt mööda. Astusime ka paari suveniiripoodi sisse, ka seal sai ainult sularahas maksta. Seal oli nagu mingid toredaid lihteid ja asju, aga rohkem siuke turistidele mõeldud nänn paljuski ka. Ja näiteks see sama käevõru, mida te just nägite, seda ma sain kanda 2 korda ja siis see läks katki. Teadsime, et tahame siia saiakese kohta tulla täna ja siin me oleme, vaatame, mis siin toimub. Tuuvad ajad juba peale küll. See on nagu marshmallow. Oleme jõudnud randa. Otsustasime võtta ikkagi need lamamistoolid siin, nende peal on mugavam, saime kohe seal mere äärde, 15 € tool. Peal võtsime jääkohvid, võtsime cinnamon bunsid endale siia randa kaasa, Fit Life. Ja siis käisime siin, ma ei tea, kas te kuulete ka midagi üldse, aga käisime siin riideid vahetamas. Ja siis Maria läks palja jalu sinna riietuskabiini ja selle aja jooksul jõudis oma tallad suht ära kõrvetada. Et liiv on ikkagi väga kuum siin. Nii et kui sa oled ka kuskile sooja kohta minemas, siis ikka plätudega rannas. Nii, meil ikka kripeldas see, et see reservation, mis me tegime siin restorani ennem, et see nagu ei tundunud ikkagi päris see. Ja siis me otsisime mingi teise koha välja, helistasime, panime sinna laua kinni, nüüd käisime, canceldasime oma selle ära, mis me algselt olime teinud. Rannas oli muide väga tore, väga mõnus päev. Võtsime seal piinakolaadad, mida ma näitasin ka. Täitsa head olid, väike värskendus. Ja nüüd meil on vaja sularaha välja võtta, sest et kõik asjad käivad sularahas reaalselt. Ja siis vaatame selle kohaliku kaubanduskeskuse üle, kus ei ole muide mitte ühtegi tuttava poe nime. Ei ole siin ei Saarat, ei H&M-i, Stradivariust, mitte midagi sellist siin ei ole. Aga viskame pilgu peale ja siis lähmegi koju sättima, et siis minna sinna restorani. See on nüüd siis vanalinnas, aga merevaatega ja peaks siis olema selles kindluses, mis seal vanalinna ümber on. Seal kaubanduskeskuses olid sellised pisikesed poekesed ja üleüldse sellise kitsa olemisega oli see kogu värk. Nii et osta sealt põhimõtteliselt midagi ei olnud. Tagasi hotellis, mina tein endale uut värsket meiki, siis ma tundsin, et kuidagi päikse käes. See mu eelmine meik oli kuidagi, ma ei tea, igale poole kortsukestesse sain, siis ma kissitasin nii palju ja tundsin, et tahan nagu õhtusöögile minna värske meigiga, tahaks mingit ilusat pilti. Aga see kaubanduskeskus, ma pean teile ütlema, see oli täiesti lambi. Nagu, no, Maria ostis sealt ühed kõrvarõngad, mida ta varsti teile ka näitab. Aga muidu seal ei olnud üldse midagi, mida
oleks tahtnud osta. Üldse me käisime paaris poes, sest et need poed olid ka siuksed kahtlased. Nii et jah, see oli suht mõttetu, aga no selles suhtes tore, et siis shoppamise peale siin raha ei kulu eriti, et sellega ei pea arvestama, et mingi shopping budget oleks. Ja siis me käisime jah toidupoest läbi. Külm Fanta, no nüüd enam nii külm ei ole, aga oh my god, kui mõnus see oli. Mul oli täiega seda värskendust vaja. Ja õnneks ma vaatasin, et ma ei ole nagu kuskilt super ära põlenud. Ma kogu aeg lasin seda SPF-i endale ka midagi peale. Võib-olla õlad nagu tiivakene. No siin mul oli kott ka, ma ei tea, kas sellest on ka punane. No igatahes. Et selles suhtes on kõik okei. No seda paadivärki siin täna uurisime natukene. Et homme tahaks siis minna boat tripile. Ja siin küsisime mingeid erinevaid pakkumisi. Ja vist tahaksime ikkagi nagu kahekesi minna, et mitte mingi suure paadiga, kus on palju inimesi. Aga noh, kohe kui minna muidugi kahekesi, siis on ka hind kallim. No igal juhul, eks me mõtleme ja homme veel vaatame, võtame sealt võib-olla veel pakkumisi. Seal on niimoodi, et lähed sinna sadamasse kohale ja põhimõtteliselt seal järjest nad kõik istuvad ja hüüavad sulle boat taxi. Ja siis lihtsalt vali aga parim variant ja mine. Nii et see on meil siin homseks mõttes. Ja siin on meil selline roosa printsessikene. Wow. Ja need kõrvarõngad Maria ostis siit. Palju need maksid? 10 €. 10 €. Väga ilusad, sobivad siia ideaalselt. Yeah, feeling like a magic princess. No tõesti. Seda restorani ma täiega soovitan, see oli väga romantilise atmosfääriga ja hinnad olid küll üsnagi kallid, aga ma ütleks, et see vaade ja atmosfäär oli seda väärt. Koka tervitusena toodi sai ja 2 kastmekest ja minu üllatuseks mulle meeldis kalakaste. Ma ei saanud isegi aru, et see oli kalaga, aga Maria pärast pidi küsima sellelt teenindajalt, et kas seal oli kala ja ta oli mingi jaa ja ma olin täiesti šokeeritud. Käes on kolmapäev, meil on hommikusöök söödud. Ma ei võtnud täna telefoni sinna kaasa, sest eile juba juhtus see, et mul olid see hotelli see uksekaart ja telefon koos ja siis kaart pärast ei toiminud meil. Ja siis ma mõtlesin, et ma jätan täna telefoni siia. Ja oli isegi mingeid teisi hommikusöögi valikuid, et tundub, et siin ikka päris iga päev sama ei ole, et mingi variatsioon on, mis oli tore. Ja ma võtsin isegi kohvi, tavalise kohvi. Muidu ma ei joo kohvi ja kui midagi, siis ma võtan jääkohvi, see mulle tõesti meeldib. Aga tavalist kohvi ma muidu ei joo, aga ma tundsin, et mul on vaja nagu veits sellist nagu kikki, et olla kuidagi rohkem ärkvel. Mul küll läks uni ise enne äratuskella juba ära. Aga ikkagi veits siuke uimps olla. Igatahes on meil täna siis boat tripi päev ja peale seda siis vaatame, mis teeme. Mulle tuleb igasuguseid soovitusi teilt ka Instas just, et kes on kas just käinud või varem käinud Montenegros. Ja soovitatakse Kotorri ja siin veel mingisuguseid eemal olevaid alasid, aga kuna meil ei ole olnud plaanis siin autot võtta, mina ju ilmselgelt autoga ei sõida ja nagu see kuidagi ei olnud algusest peale mõttegi. Ja siin kindlasti saaks ka mingite bussidega kuidagi liikuda, aga ma ei tea, selles suhtes, et ma tahtsingi seda võtta puhkusereisina ja mitte nagu, et ikka tahan avastada ja ringi vaadata, aga nagu mitte nüüd võib-olla niimoodi, et ma päevad läbi kuskil sõidan ja toimetan, et ikkagi selline nagu chill kulgemine, et siis ilmselt
päris kindlasti. Me jääme siia oma Budva piirkonda, jalgsi liigume ja näeme nii palju, kui näeme. Ja see on nagu fine. Et kes teab, äkki ma tulen siia kunagi veel. Kuigi selles suhtes praeguse seisuga meil on siin ilmselgelt olnud väga tore, aga ma ei tea, kas see kõik siin on nagu päris see, et oh my god, ma tahan siia tagasi tulla. Ma ei tea. Et teeninduse koha pealt pean ütlema, et me oleme nagu üllatunud olnud, et ei ole väga hea kuskil olnud teenindus. Pigem siuke natuke rude, tundub, et võib-olla nendel teenindajatel, kohalikel inimestel on veits kopp ees turistidest. Vähemalt see on see meie kogemus olnud. Et eile küll seal restos, kus me õhtul käisime, seal oli hea teenindus. Ainus, mis on huvitav, on see, et see on nüüd teine koht. Esimene oli Kreetal, kus tuuakse ilma tellimata nagu see kokapoolne mingi komplimentari või mitte siis tähendab mingi lisaampsukene on ju ja siis pärast see on arvel juures. See oli küll ainult 2,50, okei, see ei ole palju, aga Eestis meil ikkagi seda ei ole, et kui sa ise midagi ei telli ja sulle tuuakse, siis seda arvele ei panda, aga Kreetal oli meil Katriiniga niimoodi ja nüüd siin siis eile selles restos oli ka see, et 5 euri siis 2 peale kokku tuli meil see lisa, okei. Aga muidu üldiselt jah, seal oli pigem ikka hea teenindus ja seal üldse me jäime nagu väga rahule sellega, et me just seal käisime, sest et see vaade oli nagu meeletult ilus ja toit oli tõesti väga hea, et jäime täiega rahule, aga muidu ei siin hotellis ega ka mujal, kus me oleme käinud, ei ole nagu mingi üübersõbralik ja siuke super teenindus. Ja ma tahaks arvata, et viga ei ole meis, me oleme nagu toredad, viisakad, sõbralikud inimesed. Aga jah, ja ma ei tea, veider on see sularaha asi, lihtsalt kuidagi ise ei ole üldse harjunud enam sularaha kasutama. Aga et siin nagu ma olen nii vähe saanud kaardiga maksta, et jah, põhimõtteliselt kaubanduskeskuses sai kaardiga maksta ja siis mingi põhikad söögikohad ikka võtavad ka kaardimakseid vastu. Aga isegi suveniiripoes pidi sulas maksma ja mingi, ma ei tea, see, kus me võtsime need cinnamon bunsid ja jääkohvid, seal ka pidi sulas maksma näiteks, et see on siuke huvitav. Ja meie mõlema selle reisi highlight oligi just seesama boat trip, et nii kaunid vaated ja minu arust see 2 tundi oli täpselt perfektne aeg, et jõuda nautida kõike seda ilu enda sisse võtta ja näha tervet seda rannajoont, et see oli tõesti mega mõnus ja meil mõlemal tuli seal selline hetk, kus pisar silmas, et teate, vahel lihtsalt on nagu need mingid sellised punktid elus, kus sa tunned seda meeletut tänutunnet, kui sa saad endale midagi lubada või kus sa oled lihtsalt nii õnnelik, et sa oled just praegu selles hetkes ja see oli meie jaoks see boat trip.
vahepeal tegime väikese pausi Saint Stefani saarekesel, millest ma teile kahjuks eemalt mingit klippi ei teinudki ja sinna majade vahele kahjuks minna ei saanud, et me lihtsalt tegimegi siis seal sillakese peal mingeid videoklippe, et sealt oli väga ilus vaade mägedele ja linnale, aga jah, kahjuks siis sinna majade vahele seiklema minna ei saanud. Maria, mis emotsioonid paadisõidust on? No me hõljume nüüd. Jaa. See oli nii rahustav, nii kuidagi hinge ja mõtteid puhastav ja see oli nii ilus. Jah, oli tõesti. Et me jäime väga rahule. Lõpuks siis 2 tundi saime 80 euroga. Tunneme, et oli seda väärt. Võib-olla kui kuskil oleks veel kaubelnud, oleks saanud soodsamalt, aga tahtsime, et oleks ilusamat sorti paad ka ja õnneks kapten ka lasi meil lihtsalt olla, ei jutustanud meiega, me ei otsinudki seda ja saime nii muusikasaatel sõita seal, kui saime ka siukest vaikust, et väga mõnus oli ja nägime rohkem siis seda rannikuala ja oleme väga rahul ja nüüd me avastame teist poolt, et me muidu oleme kogu aeg sinna vanalinna poole kõndinud, aga nüüd kõnnime mööda ranna äärt teisele poole, vaatame, mis söögikohad siin on ja tahaks mingi kokteilikese ja midagi head süüa. No nii, mõnus mitu tundi rannas on möödas, nüüd on vaja koju minna, sättida. Meil on tänaseks siis parima vaatega restosse laud pandud. Ma tunnen, et sellest päiksest ja ühest piinakolaadast, mis ma võtsin, ma olen suht sossukas. Veits siuke, mis sõna ma ennem ütlesin? Mingi teise... Mul ei tule enam meelde. No igatahes, nagu Maria ütles, tühjaks pigistatud sidrun. Ja võtsin endale ühe Red Bulli. Nii et kui koju jõuame, siis teen Red Bulli lahti. Ja selline see plaanike praegu ongi. No see vaade oli veel imelisem kui eelneva õhtu vaade. Ma soovitan reaalselt kõigil sinna minna, kes vähegi on Budvas või üldse Montenegros ja reisivad seal ringi, et siis see tasub külastamist, et tõesti see vaade, toit oli väga hea, hinnad olid isegi paremad kui eelneva õhtu vanalinna restoranis, et siiski pigem kallim koht, aga igati seda raha väärt ja kui sa saad sinna päikseloojangul minna, siis see on lihtsalt imeline. Ja ongi käes neljapäev, viimane päev. Meie seame sammud praegu ranna poole ja siis on meil plaan ka maitsta kohalikku magustoitu. Praegu ei oska teile seda nime öelda, panen ekraanile. Ja sain ChatGPTist mingi soovituse, kus seda peaks saama. Nii et see peaks meil tee peale jääma. Võtame selle. Me kohe nimelt ei söönud hommikusöögi lauas midagi magusat, et jääks kõhtu ruumi. Siis saame natuke veel rannas peisitada. Lähme sinna, kus me alguses käisime, mitte see eilne. Mul jäigi teile rääkimata, et seal eilses Beach Clubis, muidu kena Beach Club, seal oli ka bassein ja igast kokteilivalikud ja toidud ja need rannatoolid olid väga mugavad ja siuksed nagu voodid. Aga need vetsud.
Need vetsud olid täiesti traumeerivad meie jaoks. Et lukud ei tööta, pime, prill-laudu üheski pole. Noh, siuke rõve. Et see oli nüüd küll, et teil on siuke beach club ja siis vetsud siuksed. Mis siin toimub? Igal juhul nii, et me lähme täna sinna esimesse randa, mis on seal vanalinna taga nii-öelda. Seal oli siuke mõnus chill vibes. Ja siis saamegi natuke seal veel peisitada. Ja kell 2:30 siis võtab buss meid peale. No siin ta on. Me ei saanud üldse aru, et need on nii suured. Hea on, et me ühe portsu võtsime. Nagu hunnik saiakesi lihtsalt nagu. Ei tea, nagu siin sees mingit täidist meie teada küll ei ole. Ma vaatan, et augukesest nagu lihtsalt õhuline tainas. Või nagu seest on nagu õhk või ma ei tea. Ja siin on siis mingid sorti juust, no välimused nagu feta ja siis see mesi. Kuidas üldse nagu käib siis nüüd? Võtan ampsu, võtan selle ja siis... Ma vist nagu murran vist tükikese ja siis panen sinna ja võtan nagu juustu junnikese ka. Suht pehme. Ma olen nagu mingi maakas murran. Ja ma ei viitsi. Sees küll, jah. Lõhnab nagu tavaline mingi meie... Aga kui ma nüüd teen hoopis niimoodi, et ma tipin selle juustus ja oih. Sina teed niimoodi. Ma muidugi sebastan selle ära. Erinevad inimesed. Ja siis panen hoopis sellega, jah. Tainas on päris hea. Soolase ja magusa kooslus, no see juust on... Ongi feta vist, aga nagu kreemisem. Jah, kreemisem ja mitte ülimalt soolane ka ei ole nagu. See eile, seal kohvikus oli ja hotellis ülisoolane. See on siuke creamy ja mitte nii soolane. See tainas meenutab nagu donuti. Ja. Ma mõtlesin, et ma ei hakka seda videot enam pikemaks mingisuguse eraldiseisva kokkuvõttega tegema, et kõik vajalik ja oluline sai tegelikult videos öeldud, küll aga lihtsalt tahtsin siia mainida, et see lennujaama kogemus Tivatis oli kohutav. Nii saabudes võttis mega palju aega, et passikontrollist läbi saada, kui ka ära minnes oli meeletus segadus ja inimesi ei osatud suunata õigetesse kohtadesse. Lennujaam oli ülipisike, ma ei ole varem nii väikest lennujaama näinud ja ma panen siia lihtsalt väikese videoklipi sellest duty free poest, mis seal oli, mis oli jällegi kõige väiksem, mida ma oma elus olen näinud ja isegi vee ostmiseks pidid sa siis seal jälle järtsus seisma ülipikalt. Lennuinfot ei olnud, nagu see oli tõesti halb lennujaama kogemus. Aga suur aitäh, et sa seda videot vaatasid ja anna mulle kindlasti kommentaarides teada, kas sa oled varem ise Montenegros käinud või kas tahaksid nüüd peale video vaatamist minna.